Nii, ma räägin siis teile täna sellest, et ma käisin suvel Hollandis, kus oli järjekordne ELSA JOS meeting. Kui paljud on sellest midagi kuulnud? Okay. Lühidalt on niisugune organisatsioon, kes korraldab üle Euroopa erinevatele noortele kogelejatele vanuses 18–25 niisuguseid üritusi, kus nad saavad kokku ja suhelda ja oma kogemusi vahetada. Super koht. Soovitan kõigil minna, kes veel saab pressiga sisse. See toimus siis 19–25 juuli, nagu juba Kaupo ütles, et me saime seal lennujaamas kokku, kus mina olin ülipinges, kuna see oli minu esimene lennukasõit. Ja Kaupo oli morro rahulik, ta käis vetsuus seal vaikselt, vaatas tiimis ringi. Mina seal kogu aeg. Ja siis küsisin kogu aeg samad Madilt, et mida ma peaksin tegema, et rahune maha. Siis mul oli Mentose kommikart ja kogu aeg neid litisin sisse. Kui ma sõitsin ka, et mõtlesin, et äkki lähed kõrvad lukku ja ma ei tea, mis iganes. Jään kurdiks. Aga väga ving oli, lennukasõit, ülilahe, vaatab välja aknast. Ja siis filmisin ja väga ving oli. Ja jõudsime kohale kell 8, ehk siis hakkas pihta 19, oli laupäev, kell 7 läks lennuk, kell 8 olime seal, 1 tund on siis vahet, kell 8, pool 9, saime sellist. Maandusime seal ja siis pidime umbes 10 teise kogelejaga kokku sama seal lennujaamas Schipholis, mis on ülisuur. Ja lepiti kokku, et mingisugune kohvik kuskil, selge, istume seal. Juba pool tundi möödas, kedagi ei ole, midagi on mäda. Aga siis mõtlesin, et äkki on neid kohvikud seal samas 2 tükki. Me läksime teispoole ja oli seal teine kohvik ja seal juba oma 5 inimest, nii et me seal tühja passime. Ja seal tegime siis grupi pooleks, pooled olid seal kohvikus, teised seal. Saime 10-11 tükki kokku ja üks Hollandi neiu, Misti van de Mortel, tema siis juhtis meid seal, aitas meil osta rongipiletid. Saime rongi peale ja vuiasime siis sama majutuskoha poole. Jälle minu esimene kord sõita rongiga. Ideaalne, vaikus, kiire. Siuke häppi, ma filmisin jälle, et mis sa filmi? Ja siis, esmalt me siis sõitsime siuksesse väiksemasse linna, kuna meil oli aega, me jõudsime nii vara ja me pidime olema kohal õhtu kella 6 õhtusöögiks. Siis meil oli väike linnake, läksime sinna vaatasime, kõik ilusad lilled kasvasid, müüdi lille hästi palju, tegime pilte, ajasime juttu. Ma just sellel ajal, ma nägin juba seal lennujaamas olid Iisraelist 2 inimest ja siis üks neiu, noorem, hästi vaikne, hästi sõbralik, naeratab kogu aeg. Ma pean temaga rääkima. Ja kohe hüppasin selga, et hakkasin temaga rääkima, suhtlema, ülisõbralik, ülilahe inimene. Ja terve päeva põhimõtteliselt olingi tema koos, rääkisime värki, ta mulle puha laulis ja enda keeles, nii et super. Nii et siis me läksime, istusime maha seal väikses linnas, võtsime väiksed joogid, istusime, ajasime juttu, mina tegin pilte nagu ikka ja tegime aega parajaks. Siis esimene päeva õhtuks kella 6 me jõudsime siis enda majutuskohta, siuke ülilahe koht, siuke hästi loodusõbralik. Sõnnikais oli seal iga päev, kuna seal ümber olid suured need laudad, aga see oli siuke kodune eestimaine. Ja seal oli tiik ja seal siuksed väiksed majad, et see põhiline hoone, kus me olime, see suur, kus me magasime ja kus meil need ruumid olid, oli siis vana sigala, mis oli tehtud ümber, siuke ilus, ta oli ikka samas puidus, siuke hästi viljas, hästi ubane, siuke pisike ja saanud madal, väga ilus koht. Ja sealsamas me kohe siis magasime 8 toas. Mina olin koos Inglismaalt, ühe härrasmehe, kelle nimi oli Tom. Väga ilus kõik, puidust, särgid, kivitud, pool jummal. Ja jõudsime kohale, hakkasime kohe tutvustama, sest inimesed jõudsid erinevatel aegadel, muutusid grupid seal lennujaamas ja tulid koos. Nii et kuskil õhtusöök hakkas meil 6:30, kõik kohal, hakkasime sööma. Nii. Ja siis igaüks pidi käima terve selle inimgrupi ees, meid oli 30 seal, ennast tutvustama, kust ta pärit on,
millega ta tegeleb. Ja see oli juba esimene niisugune mõnus väikene ergutus kehale. Et muidugi inglise keeles, mu inglise keel on, võiks olla parem, aga saab hakkama ka kõik viipekeelega, kehakeelega, suuga, nagu siis miimikaga. Ja hakkaski pihta, tegime ettekanned ära seal, sõime ja siis õhtul niisugune mõnus olemine, väike muusika, esimene päev õhtul. Suhtlesime iga inimesega, kellega said. What's your name? My name is Raul, nice work. Aga iga kord ma tohutult blokkisin ja iga inimene kogeles täiega mõnuga, nautis ta naeres ja kogeles täiega. Raius neid kive, nagu oli ilus. Nii et mõttes kõigil jumala pohhu, kõik panid, pead, et saaks rääkida, mis siin on? Kõik otsid, nüüd tuli kohe keegi mingi uus inimene, kõik kohe peale jälle rääkima, selline ulmene. Et seal sai suhelda tohutult. Esimene päev lõppes. Teine päev oli siis pühapäev, 7 päeva, pühapäev. Hommikusöök oli meil 8:30, siis peale seda söögid olid superhead, kõik tehti seal samas, need ka kogelejad, kes olid siis vabatahtlikuid, tulid appi süüa tegema, ema ja siis tütar koos tegid seal, super. Hommikusöök oli 8:30, siis peale seda meil tuli esimene siis workshop ehk siis töötuba. Ja esimeseks töötoaks oli meil ehk siis selline töötuba, kus Islandilt, kus meid käisid, sellise nimega neiu nagu Kutta, ta oli ka näitleja. Okei, sorry. Ühesõnaga ta oli see näitleja, siis ta selle workshopi teema oli siis, et rühma loomine, kogu rühm ehk 30 inimest tehti meil 4 siis eraldi rühmaks ja siis 2 olid koos seal ja 2 tegid muud workshopi. Mina olin seal siis ja kogu rühm oli meil ringis seal, tegime igasugu häälitusi ja andsime kuidagi, kogu inimene, kõik inimesed pidid andma midagi endast, et see kogu see rühm looks niisuguse huvitava kunstilise niisugused hääled, näomiimitused, niisugune väga ulme, et algul väga võõras, et mis asja inimesed teevad, näitud tuli kõike suurt keelt ja vehivad seal ja jumal. Et see oli hästi niisugune harjumatu, aga on see, et laseb vabaks, et sa ei pea põdema, mis teed, siis mõtlema ja annad aga minna. Nii, siis meil tuli lõunasöök oli meil kell 1 kella 2 ja seejärel tuli meil siis teine workshop, milleks oli public speaking ehk avalik esinemine ja paljud inimesed teavad sellist nime nagu Harry. Väga super inimene, lühidalt siis ta elab hetkel Inglismaal, kuid on vist Indiast pärit, midagi sellist. See Harry, kes... Harry Dillon, jah. Nii, ja ta on ülihea niisugust workshopid läbi viia ja ta näitas meile, et kui sa oled siin nüüd laval, et sa pead hoomama kogu selle lava ja liigud natukene siiapoole ja räägid igale inimesele silma natukene. Mitte liiga palju ei vaata, see võib ära kiinduda, aga nii lühidalt. Ja kõiki neid oskusi ta näitas meile, siis me seal tegime väikesed grupid, läksime laiali, harjutasime, mis ta meile näitas, läksime kokku ja siis anti võimalus paari inimesele terve selle 30 inimese ees näidata seda, mida ta nüüd õppis. Ja mina kasutasin ka juhust ja mul oli kogu aeg kaamera kaasas, nagu te teate. Ja juba esimesel õhtul ja õhtusega ajal ma istusin ühe Belgia neiu kõrvale, kelle nimi on Sara. Tore inimene, väga armas, väga ilus, aga tal on juba kutt olemas, okei. Aga ja siis ma ütlesin talle, et äkki ta aitab mind, et filmib mind ja ma teen selle siis esinemise ära. Rääkisin pool eesti keeles algul, siis rääkisin inglise keeles. Läks hästi, ainult igav oli see, et ma üldse ei kogelenud. Nii et sealt oli midagi õppida. Aga see sai tehtud. Nii, ja peale seda tuli meil õhtusöök, sõime ära. Ja siis me hakkasime vaatama sellist videot, äkki on keegi kuulnud sellisest inimest kui Caitlin Preston. Ühesõnaga, ta rääkis eelmise aasta ülemaailmse siis kogejate konverentsi mingi kõne, see võeti linti ja näidati meile mingi tund aega. Okei, normaalne. Suuremat ei saanud aru, aga ikkagi väga vinge oli. Ja peale seda me siis tuli muusika, sai osta õlut
Seal baarist väike baar oli, kus oli Richard, osad teavad teda nimest. Tema müüs õlut seal väike särk, muid jooke ka on ju, et karastjoogid ja sihuke snäkk ja sihuke mõnus sihuke olemine. Muusika mängis, inimesed tantsisid, suhtlesid rämedalt, nii et ikka nii, et kõik on pärast väsinud, ma ei suuda ära, mul inglise keel on nii sõlmes, et kõik ühesõnaga, kes seal öö läbi pidu, aga mina olin kogu aeg kell 12 tuttu, et oleks hommiku värske, energiline edasi purssima. Nii, esimene, teine päev sai läbi. Kolmas päev oli esmaspäev. Esmaspäev oli hommikusöök ja siis räägiti meile ainult ülesanne. Iga grupp pidi looma sellise organisatsiooni, mis pakub noortele kogejatele erinevaid üritusi, erinevaid käimisi, olemisi, ehk me pidime looma siis niisuguse ürituse, niisuguse organisatsiooni, mis siis korraldab erinevatele kogejatele, noortele just 18 kuni 27 üritusi erinevaid ja leidma ka selle rahastuse, et kus tuleb see raha. Kuid esialgne projekt oli see, et üks Kolumbia jalgpallur, kes on ka koleja, hästi rikas, et tema annab see algkapitali ja siis meie peame leidma siis kas siis Euroopa Liidus või kuskilt mingisugused programmid, kes meid toetavad. Üldse, mis me seal teeksime, eks me siis selle presentatsiooniga näitaksime neile, mis me seal teeksime. Nii. Sellest räägiti meile, anti see ülesanne kätte ja seejärel me enne lõunat veel saime sellega tegeleda kuigi palju. Istusime laia, oma tiimid on ju, arutasime, panime mõtted paberi peale. Seejärel tuli lõuna ja peale lõunat rääkis meile Edwin, mõned on kuulnud Inglismaalt, ka üks Elsa peakorraldajaid, ehk rääkis kogelejate õigustest. Mul on siin üks leht ka kaasas. Meil anti selline mapp, kus on kõik see info sees, päevaplaanid, kõik need samad nimesildid olid kaelas kogu aeg, et kõik said oma nimesi näha, siin on igasugune infot veel, mõnede koolituste kohta veel. Et kui kellegi on huvi, palun väga, pärast näitan, vaadaku, tutvugu. Nii, ja ta rääkis meile siis nendest õigustest. Väga hea oli teada, et meil on õigus, et meid kuulatakse, meil on õigus rääkida ja mõned muud veel. Ja see oli väga hea, et me pole mingid tühjad kohad on ju. Väga meeldib. Nii, seejärel tuli meile teine siis workshop pärast lõunat, mille viis läbi jälle Kuta, see näitleja. Ja siis me tegime, see oli selline töötuba ehk inspiratsiooni töötuba, kus me enda kehadega lõime erinevaid pilte ja pluss me tegime veel, moodustasime erinevaid masinaid, et liikusid ja siis tekkis väga huvitav kooslus. Super. Nii. Siis oli õhtusöök ja pärast seda me vaatasime sellist videot ühest inimesest, kes rääkis ka 2013. aasta maailma kogeluse kongressil Miss Mortal, ehk ta on mingi Hollandi vist tuntud näitleja või keegi, laulja vist, ja siis ta rääkis selle oma kogemustest sellest kogelusest. Sellest oli juttu vist või? Jah. Mingi hästi kuulus. Jah, väga kuulus neiu. Naine muidugi. Nii, siis tuli 4. päev. Siis tuli, see õhtu oli minul imetore võimalus. Ma õppisin enne kodus, kui ma läksin selgeks 4 Eesti rahvatantsu. Mida ütles üks õpetaja, lühidalt, sellised mõnusad, elavad rahvatantsud ja võt see õhtu ma võtsin kätte ennast Raul, nüüd sa teed see ära, õpetad neile vähemalt 2 rahvatantsu, selge. Ajasin rahva kokku, keegi ei tahtnud, kõik tahtsid midagi muud teha, aga ikkagi kõik tulid. Ma käisin nagu suht peale neile ja siis olid väga õnnelikud. Ma õpetasin neile, esimene tants oli oirat, kui äkki keegi teab, võib-olla Marek, ja teine oli kikkapuu. Et see õpetamine küll siuke, et mul on väga raske ainult puhta kehaga on ju midagi näitasin ette seal ja
kõik olid väga õnnelikud, oh Raul, very good, I like it. et see oli nagu niisugune väga positiivne kogemus minu jaoks. ja siis tuli neljapäev, üks minu parimaid päevi, nagu te võite arvata. neljapäev, ehk siis neljas päev ehk teisipäev oli niisugune päev, kus me läksime välja sealt sellest majutuskohast. Läksime avastama ümbrust. see hakkas pihta sellega, et me kõigepealt meile anti niisugused rattad, kus istuvad kaks inimest kõrvuti, see on sinist värvi, kus on samas kaks ratast ja meil on vändad mõlemal ja meil on roolid, aga mida me keerata ei saa, need on kinni keevitatud. ja need pandi üksteise külgeni, plükk, umbes 8 tükki ja siis esimesel olid kõik 4 rattat, sai keerata ja nii me hõkkusime. 7 kilti läbi metsa, väikeste teede, väikeste külakeste, ideaalne, ilm oli kogu aeg super, ainult pühapäeva õhtul natuke tuli vihma. Muidu oli super, päike lõõmas. ja loomulikult ma ütlesin, Raul, sinu võimalus, sa kutsud selle Belgia neiu enda koos sõitma ja veedad temaga terve selle päeva, annad ennast parima. ja ma saingi ta enda kõrvale, me rääkisime kõigest värki, vaatasime loodust. Ma olin nii õnnelik. ja seejärel, kui me see 7 kilti läbi, siis me jõudsime ühe kanali äärde, mida muidu Hollandis on tohutult palju kanaleid. ja seal ääres oli veski, mis oli taastatud ja mis oli selle poolest väga eriline, et ta töötas nii vee peal kui ka õhu peal, ühega niisugune veski, lühidalt, saate pärast vaadata, väga ilus. Meil viidi seal läbi giid, rääkis meile sellest, tehti grupp pooleks ja giid rääkis meile, näitas, kuidas asi käib seal kõik. Väga eht oli seal, muidugi neiud seal kohe võtsid jahu ja määrisid näod kokku endale ja kõik salajast tegid mingi pilte, mingi Facebooki piltidega tohutu mõne käis. Aga ma olin rahulikult, vaatasin ja õppisin ja püüdsin saada aru, mis ta rääkis. Peale seda meil tuli väike lõuna, sest hommikul oli meil väiksed kotikesed pandud kaasa, 2 saiakest, joogid, midagi magusat, istusime maha seal selle kanali ääres, sõime ja siis läksime kanuutama. Esimene kord minu elus. Mina kohe, Saara, ta ütles ka, et ta ka pole varem käinud, siis ta ütles, et siis ta küll minuga ei tule, kui mina ka pole käinud, ütlesin, pole midagi, lähme, ma tõin talle ka vesti, panin selga talle ja lähme, aga ta ei julgenud tulla, okei, läksin siis ühe Soome kutiga koos, pole midagi, tuleb veel võimusi, läksime koos selle soomlasega ja siis rääkisime kõigest, tema nimi oli Miled ja ta peaks mulle tulema uusaastal siia siis nädalaks ajaks ja ma näitan talle Eestit natukene. Ja kanuusõit käis seal mööda kanalit, väga tore oli, umbes 3 kilti, 4 kilti. Seal osad paitmust mööda täiega meist, kes need Satu, äkki tead Soomest, Satu siuke hästi aktiivne neiu, väga aktiivne. Ja sai see sõit meil läbi on ju, panime kanud ära, jõime natukene seal, anti meil mahlakest ja siis meil anti 2 inimese jalgrattad, üks on eest ja nüüd taga. Kes on sellega sõitnud? Ei jõuata. Jälle esimene kord mul ja Saaral ka täiesti esimene kord. Saara, no way, Raul, sinuga me ei tule, sa ei mõista sõita. Ütlesin, tuleb, panin taha istuma, hakkasime sõitma. Püüdsin on ju üliraske, tema karjub, Raul, jää seisma, jälle seisame. Teised paad juba mööda on, niisugune kitsas tee, me pidime minema ühe lossi juurde, mis on seal. Ja niisugune kitsas puud ümberringi kõrvale väga ohtlik on ju. Ma andsin parem on ju, ta muudkui seda karjus, aga lõpuks ma sain see selgeks, sõitsime ideaalselt. No probleema, igal pool, singa-songa. Jõudsime lossi juurde, väga ilus loss, aga lossime kahjuks minna sisse ei saanud, kuna ei lubatud. Lossi ümber oli niisugune vesi, ta oli nagu vee sees niisugune, väga huvitav. Ja üllatus, sealt meil anti siis kaardid, anti kätte jälle, nii, võtke kaart, siin on kaart ja minge, teil on aega 4 tundi ja tutvu selle ümbrusega siin. Siin on üks väike linnakene, minge sealt läbi ja sealt saate uuesti sõita majutuskohale. Selge, super. Hakkasime panema sealt kõik koos, singa-ponga kõik läksid seal, palju oma teed pidi. Läksid linna siis, et vaata neid vaatamisväärsusi ja nendega tutvuda. Mina loomulikult Saaraga, esimene asi, mis mul silma jäi, oli suur kirik. Läheme sinna, Saara, läheme kirikut, no mis kirikut, mis see on? Tegin juba pildid seal ja vaatasime seal ilusasti kirikut ja särki-värki rääkisime ja
sõitsime veel seal linnas ringi, aega oli, ostsin talle jäätispoest, talle väga meeldis. nii, ja siis sõitsime tagasi majutuskohta, siis tuli õhtusöök ja peale õhtusööki tegi meile Anita sellise ürituse, et me olime kõik ringis, tal oli üks list, kus olid erinevad küsimused kirjas ja iga inimene pidi ütlema ühe numbri. Siis ta luges sealt küsimuse ja sa pidid sellele vastama. Niisugused väga huvitavad küsimused on ju, et mida sa kardad ja mida sa unistad ja midagi sellist. Ja peale seda tuli meil nagu ikka pidu, õlle joomine, väike istumine, mõnus chat. Kolmapäev ehk 5. päev. Hakkas pihta workshopiga assertiveness ehk siis eesti keeles äkki enesekindlus, midagi sellist. Assertiveness. Ühesõnaga, kuidas sa suhtled teiste inimestega, kas sa oled passiivne või sa oled agressiivne, aga see eesmärk olla seal keskel on ju. Noh, sul on enda seisukoht, sa samas austad ka teise seisukohta, aga sa pole passiivne, et mitte ka väga kohe, et see on minu idee, vaid siukesed, okei, ma saan sinu ideest aru, ja minu vastu. Ja Harry viis teda läbi, väga huvitav oli, arutasime seal baaris, rääkisime, jälle uus ülesanne, arutasime, superluks. Nii, seejärel tuli meil lõuna ja peale seda anti meil aega projektiga tegeleda, ehk projektiks oli luua organisatsioon, mis tegeleb noorte kogelejatega 18–25 ja selle rahastamisega. Kuid samal ajal viis Richard läbi siis intervjuusid, 5-minutised intervjuud väljas. Iga inimene läheb, ta küsib sealt 5 küsimust ehk kus sa oled pärit, mida sa ootasid sellest üritusest, kas sa oled midagi juba saanud ehk kas sul on mingid eesmärgid läinud täide ja mida sa viiksid koju kaasa. Ja nii kui üks rääkis sealt, ta võttis filmi ja pärast nüüd saatis ka meile siis iga ühele. Ja mõni on selle pannud ka siis Facebooki ülesse, et ka teised näeksid seda. Nii, seejärel tuli meil õhtusöök ja peale õhtusööki tuli meil külla Belgiast üks kogeleja, kelle nimi on Erkki Lamens. Ta on ühe väikse filmi To Speak, ehk mis räägib kogelusest, on tema enda tehtud kuskil 95. võib-olla, eks siin. Ja siis ta näitas seda filmi meile ja ta siis rääkis sellest nagu filmist, ehk see on nagu räägib tema enda siis nendest läbi siis elamustest, kuidas teda koolis väiksena kiusati ja noh, isegi seal oma 10-15 aastat möödas, seal ta põhimõtteliselt hakkas nutma, et see oli tema jaoks nagu nii samas emotsionaalselt tohutult samas raske ja seal ka mõned teised. Anita ja said aru, et nad hakkasid nagu nutma, et põhimõtteliselt oli siuke okei, ta rääkis sellest, kuidas ta seda tegi ja pärast ta mängis meile kitarri, laulis laulu, meie laudsime kaasa, Belgia laule seal ja jälle siuke tore õhtu, muidugi mina kasutasin juust, kutsusin Saara, ilus õhtu oli, tähine õhtu oli, kutsusin Saara siis sinna välja, seal on siuke tiik meil on ju, siuke väike saarekene, kutsusin ta välja on ju, pime, ma ei tule, tule. Võtsin tal käes kinni on ja viisin ta sinna, siis vaatasime tähti on ju koos ja rääkisime, et väga siuke mõnus õhtu oli. Ja mina ikka kell 12 tuttu läbi magama, et hommiku jälle reibas olla. Siis tuli meil 6. päev, mis hakkas pihta jälle töötoaga, mida viis läbi Harry ja eesmärgiks ja töötoa teemaks oli suhtlusoskused, kuidas inimestega suhelda. Noh, põhimõtteliselt ta näitas seda meile, kui me viskame palli üksteisega, kas nüüd teine püüab selle palli kinni, kas ta nüüd viskab tagasi või ta viskab hoopis just mööda on ja kuidagi nii tõi need välja meile, et selgitas neid olukordi. Jälle me saime arutada omavahel seal baaris ja väga õpetlik. Ja ta andis viimase 2 workshopi kohta sellised lehekesed, kus on see info kokku võetud, et ma sügavutsi nendesse seekord ei läheks.
seejärel tuli meil lõunasöök ja peale lõunasööki viimane aeg enda projektid lõpuni viia. Siis me harjutasime, laulsime, tantsisime, mina tegin selle enda ettekannet, harjutasin, kõik oli super. Kõik tuli väga hästi mul välja siis. Nii, seejärel enne õhtusööki me istusime maha jälle suures ringis ja võtsime terve selle nädala kokku. Ja igal ühel oli võimalus öelda midagi. Kes tahab öelda, see öelgu. Ja mina kasutasin ka juhust, ma tänasin kõiki ja selle võimaluse eest ja ütlesin, mida ma arvasin sellest. Seejärel tuli meil barbecue. Ma ei saanud hetkel aru, mis see oli, on ju. Barbecue on ju, mul nagu polnud kogemust ja siis mulle seal Saara rääkis, et no põhimõtteliselt me sööme õues ja teeme seal mingit grillliha ja värki. Okei, selge. Ehk siis nagu meil šašlõki tegemine oli midagi sellist. Sõime seal väljas on ju, ilm oli super, väga head söögid jälle tehti, sõime hästi palju, muidugi see ka sama Saara on ju, ta oli kogu nii näljane, et sa sõid kogu aeg, ma ei tea, nii head toidu, ma pean sööma. Okei. Aga peale seda tuli siis see aeg, kui me pidime hakkama enda ettekannet tegema. 15 minti igale ettekandele ehk selle projekti tutvustamisele ja meil läks 15 minuti asemel 45 minutit, okei. Natuke lõhki, aga pole hullu. Seal siis osad laulsid, siis tantsid, minu ülesandeks oli kanda ette kogelejate õigused. Tulin lavale, räägin nendest õigustest, muidugi mulle ilge närv see, siis anti veel mikrofoni kätte on ja ühesõnaga, see oli täielik. Aga see on mul kõik sõnad videos, saan sellest õppida midagi. Nii, tegime ära, on ju, igaüks näitas ära enda grupid, siis valiti üks grupp, on ju, ja anti talle mingisugune kingitus, kommikar ja sellist. Peale seda meil tuli siis karaoke õhtu. Jumal, kus siis kõik läksid laulma, niisugune mõjus, aga noh, mind see ei tõmmanud eriti, siis mul juba natukene oli siin natuke raske, kuna mul see neiu läks südamesse ja siis ma siis ma olin taga koos, on ju. Aga ma teadsin, et tal on kutt olemas ja ta kutt on sõjaväelane, nii et pole mõtet jamada. Nii et lihtsalt on ju, natuke ikka vaat siuke. Siis ma olin siis, et lihtsalt on siis natuke üksi, olin seal väljas ja vaatasin siis taevast ja sain aru, et oli väga tore nädalavahetus. Nii, ja siis tuli hommik, 7. päev. Hommik. Osad läksid juba varem ära, kuna neil läks varem lennuk, aga meil läksime kuskil 11, see oli kuu täis, tegime kõikidega nägemist kalli, väga mõned musid ja siis läksime üks mikrobuss viis meid siis bussipeatusesse, sealt läksime osagrupiga, kellel oli rohkem aega, kuna meil läks Madiga lennuk kell 8 õhtul, me sõitsime Amsterdami ühe grupiga, vaatasime seal ringi, ta käis poes seal Madi ja siis läksime lennujaama ja siis kell 12 jõudsime koju. Ja see oli väga tore. Ja see oli väga tore nädal, see on mul siiamaani meeles, ma kirjutasin sellest kokkuvõtte 16 lehekülge teksti. Kõik kohe ma tulin koju, kohe reede jõudsin koju, laupäeva hommiku hakkasin ka kirjutama, paus, tegin muud, edasi jälle. Jõudsin kõik ülesse, et see jääks mulle meelde. Tegin selle kokkuvõtte, panin enda kõik videod kokku, panin pildid kokku, saatsin pildid laiali, kellele ma tahtsin saata. Need videosid ma veel tõmban arvutis hetkel. Ja nii, et see oli väga super. Ja äkki on kellegi mõni küsimus, meil on 2 minutit aega. Julgelt. Ma lihtsalt ütlen nagu kommentaat rääksin. Mulle nagu tuleb meelde see, kui mina seal käisin. Avaldab entusiasmi. Kui räägid seal mingid asju. Selles mõttes nagu üks ühele. Aga on veel mõni küsimus kellegi äkki? Andres, ei ole? Mis sellest jalgpalluri projektist sai? Mõtled nagu siis, kas ta läks edasi või kuidagi või? Seal siis õhus veel, et sa võid kirjutada projekti ja... No tegelikult see oli samast välja mõeldud, et keegi seal Kolumbias mingi jalgpall nüüd annab raha. See oli samast loodud siis visuaalne värk, siuke olukord, siis saaks nagu algkapitali ja siis edasi minna.
aga jah, räägime nüüd seda intervjuus ütlesid, et mis sa võtad kaasa. ma ütlesin kohe, et ma võtasin kõik inimesed kaasa endaga, kõik kaasa inimesed ja kõik need head emotsioonid ja tunded ja mis nad mulle õpetasid kõike ja ma olen seda ka teinud, nii et ja ma pean päris paljudega kontakti läbi Skype'i räägin, muidugi kõigil on nii kiire, aga ma ikkagi vahel saan neid nagu samas ära rääkida, nad minuga räägivad seal inglise keeles ja see on väga super. Ja mul on plaanis minna nüüd Poola ühele siis neiule, kes käib ägedes jooksmas. Ta ütles, et davai, tule suvel, saame nädalaks ajaks. Ja siis ta näitab mulle Krakowit, linna seal, ja siis me teeme natukene sporti. Nii et selleks ma kogun hetke taha. Lood suhted Jaa, sõprud suhteid teiste kogejatega, et nad saaks ka tulla Eestisse, et ma võtaks end vastu. nii nagu meie võime Keiduk Katri suhtes ja siis me läksime Keiduk. Jah, võib-olla. Näiteks. Nii, aga kui on rohkem küsimusi pole, siis mina väga tänan ja tänan Andres, kes selle võttis filmi ja tänan kõiki